Tere taas üle pika aja. Sai siin noa ülevaadetega tehtud vahepeal väike paus, sest et oli vaja nugasid põhjalikult nii-öelda proovile panna ja katsetada. Ja täna tundus sobilik alustada siis Fälgniven R2 Scout sellise noaga. Et teras on Elmax, HRC on kusagil 61-62 ütleb tootja ja tera pikkus on kõigest 8 mm, aga paksus on 4,8, mis tähendab seda, et üsna niisugune tummine tükk, et mõtlen, teeks kohe väikse võrdumi, et ta on isegi F1-st paksem ja sisuliselt sama paks kui F1X. Toon korraks võrdluseks kõrvale ka. Keskmine on siis R2. On näha, et F1-ga on sama paksu teraga, aga F1 kõrval on veidikene nii-öelda saledam. Aga ütleme, millest mina siiani kuidas öelda seda asja mõistan, selle noa puhul, siis vist tema puhul ongi rohkem tegemist noaga, milles sihtrühm on jahimehed. Aga mina olen teda nüüd kasutanud, täna meil on aprilli keskpaik, kuskil eelmise aasta detsembri teisest poolest lõpust. Ja kokku peaaegu napilt 4 kuud, natuke vähem. Ja võtan ausalt, et kui me peame silmas näiteks sellised võib-olla mingi klassikalisi bushcrafti tegevusi, siis nuga isegi üllataval kombel täitsa selle jaoks sobib. Jah, mille jaoks nüüd ütleme, ta tõesti väga hästi ei sobi, on see, et mul on vaja lõket ette valmistada, siis suhteliselt nii-öelda tillukesi puualge saab temaga poolitada, aga seda ta teeb üllatavalt hästi, et ta on puulõhkumiskirves, väike puulõhkumiskirves ja ta läheb natukene puu alu sisse, ta kohe klõmm viskab nii-öelda pooleks ta. Et aga mille pärast tema mulle meeldima hakkas? Hakkas sellise lihtsa asja pärast meeldima, et temaga on üllatavalt tore, mõnus. Ta on väga hästi kontrollitav. Tänu sellele lühikesele terale. Temaga on äärmiselt mõnus nii-öelda teha nikerdamistöid. Et ta tungib puidukiudude vahele üsna kenasti vaatamata oma nii-öelda riskema poolsele terale. Et tera hoiab väga hästi. Siin pole mitte midagi öelda. Et see on tal küll selles mõttes laitmatu pool. Et taga võib rahule jääda. Et mul on vaja tõesti midagi kiiresti nikerdada, nokitseda. Väga mõnusalt võtab puud ja see puu, mis mul praegu käes on, see on korralik kuiv kask, siuke hea tihe. Lõikab nii, et laastud lendavad ja käepide. Selles mõttes, minul on töökinnas, ostan number 10. Ütleme nüüd, ma saan hakkama, aga ma tahaks, et siin oleks siukene kas nüüd sentimeeter, aga võib-olla siuke 7 mm rohkem. Et selles mõttes siuke F1 istub mulle paremini, aga
saan hakkama. Ja teine asi, mis on see, et see käepide on täpselt jälle selline, et kui nüüd mingisugune vihm on olnud, käsi on märg, siukene porine, et selles mõttes nagu ta püsib äärmiselt hästi käes, et ei libise ära. Et siukse nokitsemistöid temaga teha, ma ütleks niimoodi, et üks nauditavamaid nugasid. Et ma olen isegi nagu natukene selles mõttes praegu kahe vahel, et kui muidu fällinugadest ehk oli F1 selline minu nokitsemisnugade lemmik. Jah. F1 ikka tiba paremini jookseb nii-öelda nagu puidukiudude vahele. Et selles suhtes jah, see muidugi F1-l on eelis, aga ta on ka saledam, ta on ikkagi täiskiil, mis lõpeb konveksiga, et R2 on ka konveks, aga ta on ikkagi pigem selline poolkiil geomeetria. Aga ütleme, kui on vaja telgivaiasid teha, kui on vaja siis mis iganes lõkse teha, selle töö jaoks on ta suurepärane tööriist ja ütleme niimoodi, et kui sa taskunoa asemel eelistad kanda sellist, ütleme, teda nimetatakse ka full tankiks, täisrood, aga tegelikult on ta nii-öelda kapseldatud täisrood ja see on ka siukene, et tal on pigem selline lai rood siin sees, aga see konstruktsioon on kindlasti tugev. Nii et siin pole nagu midagi ette heita. Et mis ma nüüd tahtsin öelda, et kes eelistab nii-öelda nagu siukest tugevat tükki nuga taskunoa asemel igapäevaselt endaga kaasas kanda, siis selles mõttes on see nuga küll siukene mõnus, et ma olengi teda peamiselt kandnud nagu oma nii-öelda välipükste kargotaskus või siis nagu ühe tuntud Rootsi matkariiete brändil on matkapükstel on kohe spetsiaalne eraldi noatasku, et siis selles noataskus. Ja loomulikult siis sellist tööd tema teeb ka väga suurepäraselt. Nii. Kuskil keegi paugutab. Vaatame, kas mul siin mõni tuleraud ka käepärast on. Tavaliselt on. Jah. Paljusid huvitab see, et kui hästi siis ta sädet tõmbab tulerauva pealt. Ta saab sellega hakkama, aga see ei ole tema leivanumber. Nii et ja mina nüüd olen oma nii-öelda arengus tänaseks jõudnud üldse sinnamaale, et mina ei hinda enam noa puhul, nagu ei pea oluliseks väga seda, et noa seljaga saaks tõmmata tulerauva pealt sädet. Aga sellest ma arvan, ma räägin kunagi pikemalt laiemalt. Miks? Et pigem, kui ma nüüd puu kallal töötan, näiteks nokitse mingeid asju teen, siis minu jaoks on olulisemaks muutunud see asjaolu, et noa selg oleks selline, mis survestamisel oleks mugav. Aga kui siin on väga teravad servad, siis kahjuks mitte. See ei ole nii mugav. Et kes see sihtgrupp võiks olla? Kuna ma olen aru saanud, et jahimeestele on ta nii-öelda disainitud, siis kindlasti jahimehed. Et mina ise jahimees ei ole, ma ei oska öelda, kui hea või halb ta seal mingisuguse looma rümba väärindamisel on, aga ilmselt ta peab hea olema. Et kas matkaselg? Jah, ta on matkale kaasa võtta siukene mõnus, kerge nuga, tugev, usaldusväärne ja nii edasi, peab päris kenasti vastu. Aga mina isiklikult arvan seda, et matkanuga peaks olema pikem. Et vahet ei ole, kas sa teed, ütleme, kas oled matkateel kulgeja või teed lihtsalt mingeid ühepäevaseid käike, tahad nuga kaasa võtta looduse minnes.
Aga kui sa näiteks viljeled tõesti ka sellist off-road matkamist päris nii-öelda, kui sa pead ise kaardi ja kompassiga maastikul hakkama saada, siis ta võib olla sul teine nuga kaasas. Aga see nii-öelda primaarne nuga, selline põhiline, millega tööd teeb, peaks ikka midagi tugevamat olema. Et mina näengi nagu sellises looduses käiva inimese vaatevinklist, kes harrastab tõesti mingit laadi matkamist või bushcrafti või ellujäämisteemat. Laseme su mööda ilusti autoga. Et ta ongi selline number 2 nuga. Et ütleme, minul ta ei hakka ka kindlasti mitte kunagi täitma nagu sellise primaarse noa, ikkagi raudselt ainult sekundaarse noa funktsiooni. Aga selleks on ta väga hea. Et kvaliteetne, mis on põhiline, minu jaoks nagu oluline, hoiab väga hästi tera. Ei lähe nüridaks. Ja mugav on käes, rasketes tingimustes on hea käes ja väga hästi kontrollitav nii-öelda tera, kui tööd teha. Et aga ega ma siin suut rohkem midagi tema kohta ei oska öelda, kes nii-öelda võib-olla armastavad siin bushcrafterite kombel nii-öelda nuga kaelas kanda, siis selle jaoks ma valdun arvama, et on natukene liiga. Ütleme nii, et piltkutöös, mina olen liiga nõrk mees, et teda iga päev kaelas kalda. Et võib-olla mõnel suurel 2-meetrisel mehel, kellel parem füüsiline vorm on, siis ei märka teda kaelas, aga jah, mulle tundub isiklikult, et natuke liiga palju. Aga jah, et selles mõttes selline tore vahva nuga. Mitte midagi halba ei oska tema kohta, et absoluutselt mitte midagi. Et kui üks sekundaarne nuga valida, siis ma arvan, et see on täpselt see hea nuga.